Tere! Ma olen Margit ja ma olen kodulooja. Ja vaadake, kui ilus lumi vahepeal maha tuli. No ma tean jah, et esimene lumi kunagi ei jää püsima, aga tõesti oli väga nauditav ja ma käisin kohe matkarajal jalutamas. Ja mis ma leidsin? Ma olin ammu juba otsinud siin kandis kibuvitsapõõsaid, kus ma saaksin neid looduses korjata, mis ei oleks nagu tee ääres. Ja ma lõpuks leidsingi suured põõsad, et ma saan minna suvel õisi korjama ja sügisel marju korjama, et teed teha. Väga-väga vedas sellega. Aga vaated olid imeilusad ja mulle meeldib skautida ka selles mõttes, et kuna ma olen fotograaf ja teen vahepeal ka perepilte, siis on hea teada, kus on need ilusad kohad. Ja siis ma võtsin üles oma viimased porgandid ja viimased porrud ja neid porrusid oli päris palju, ikka süle täis. Siin ma juba pesen neid alumisi otsasid ja ma alguses mõtlesin, et kas ma panen need alumised otsad sügavkülma ja pealmised kuivatan, aga siis ma otsustasin, et ei, ma kuivatan kõik ja sellest saab väga hea sellise nagu maitseaine supile või ühepäevatoidule või mingile muule roogale, et sa võid seda ju kõigele panna, kuhu sa tahad seda porru maitset, et veel kuivatamist ta muutub selliseks mõnusaks mahedaks, et hästi selline aroomikas. Ja kui ma neid seal juba töötlesin, siis seda juba oli tunda, kuidas need mõnusad eeterlikud õlid sealt väljusid ja selline õhk läks nagu selgeks, et hästi mõnus oli neid lõikuda. See muidugi võtab aega, siin neid on vaja pesta ja sest nad on seest seal mullased ja see võtab kõik aega, aga see on selline mõnus nokitsemine. Ja korraga nad ühte kuivatisse ei mahu, sest neid on liiga palju. Et paar kuivatitäid tuli ja nii palju siis tuli sellest portsust. Et mul jätkub siin ka kinkimiseks ja jagamiseks, et ise võib-olla ei jaksagi kõike seda ära tarbida, aga samas see seisab, et see ei lähe 1 aastaga käest ära. Ja jõulukaktused on nii ilusti õitsema hakanud. Mul on 2 erinevat tooni. See on punase valgega selline, keskelt on natukene valge, äärest on punane ja see on selline lillakas või roosakas lillakas. Ma ei oskagi õiget tooni öelda. Mõlemad on hästi kenad. Ja siin on minu kirjutuslaud, kus mina siis vahest õhtuti tegutsen ja oma märkmikutesse kirjutan ja see on minu lemmik värviraamat. Ma olen seda juba nüüd mitu aastat teinud, et seda annab teha, seda sa ei tee niimoodi, et võtan kätte ja teen nädalaga valmis. Seal on meeletult tihedad piltid, sellised detailsed ja väga-väga-väga suured. Ma olen tõesti neid vist juba 3. aasta või 3 aastat tagasi, kui ma selle raamatu ostsin ja ma olen nagu väga oma arvatest väga palju värvinud, aga ikka on nagu enamus raamatust tühi. Aga seal on hästi inspiratsioonikas raamat ja seal on ka selline väike lisaülesanne, et esilehel oli vist juhis, et seal on nagu mingid hõbedased või kuldsed detailid on raamatusse ära peidetud ja siis sa pead neid otsima, et see oli ka, kui sa oled nagu värvimisest tüdinud, siis võid neid otsida, et ei pea värvima. Aga pildid on hästi armsad ja see kunstniku käekiri on väga tore. Et ma tavaliselt teengi niimoodi, et mis ju ka tavaliselt magab minu kõrval seal. Et ma tavaliselt teengi, et panen ahju tule praksuma ja siis on mõnus soe ja siis hakkan värvima. Ja mulle meeldib see raamat veel ka sellepärast, et kui ma ise tahan midagi proovida joonistada, siis ma saan sellest raamatust nagu ideid või et kuidas mingit lille joonistada või kuidas mingit lindu joonistada, et mingit lehti. Et mulle meeldib sinna oma märkmikutesse ka tekstide vahele joonistada ja siis, et siin ongi üks hõbedane võti, mida pidi otsima. Et jah, siis ma vaatan, kuidas nagu joonistada, sest alati ei tule minul vähemalt inspiratsioon, et
lill võiks olla selline või ma pean nagu kellegi pealt maha joonistama, et ma tean inimesi, kes joonistavad peast imehästi, aga mina nii ei oska. Ja siin saab tõesti värvidega hullata nii-öelda, et sa saad värvida täiesti fantaasiarikkalt ja nii nagu sul omal peast tuju tuleb, et teen sinised puulehed, teen lillad puulehed, nii nagu tahad. Teen ükskõik mis värvi lilli. Ja meie väike Murri on juba meiega väga harjunud, ainult et meie vanem kass Missu tema veel natukene võõristab, aga nad ei ole kordagi kakelnud, ta lihtsalt susiseb ta peale ja läheb oma teed. Et ma loodan, et varsti nad on suured sõbrad. Ja siis ma tegin ühe nurga korda oma elutoas, mida ma pole näidanud, mis on olnud alati kaamera taga. Siin muidu oli mul poisi mängunurk, kus oli laud ja tema nagu kirjutus- ja joonistusvahendid ja meisterdamisasjad. Aga kuna mul raamatud olid ühes tühjas toas, mis ma kartsin, et läheb talvel niiskeks, ja siis ma mõtlesin, et ma toon need raamatud nüüd kõik siia. Et kui ma elutoas remonti tegin, siis need raamatud olid seal, aga nüüd on seal mul tüdrukutuba ja siis tema ei taha, et minu asjad seal ees oleksid. Ja siis ma panin sellise toreda pildi veel seina peale, kus on mu lemmik loom rebane ja natuke talvist hõngu. Ja siis ma otsisin välja oma jõulutassid, et mida ma olen niimoodi kogunenud vaikselt. Et varsti juba lapsed küsivad, tahan kakaod ja palun jõulutassis. Et tunnen juba selline, et võiks sealt juua. Ja siin kapis on ka minu väike rebaste kollektsioon, mida ma pole vist ka näidanud. Siin on aja jooksul kingitud ja kuskilt kaltsukatest või kuskilt leitud väiksed rebased. See näiteks on üks lillevaas, mis on just kaltsukast leitud. Ja siin on magamismask või ma ei tea, mis mask või karnevalimask, mis on mulle kingitud. Selle ise kuivavast savist ehte ma tegin ise mõned aastad tagasi. Ja siin on ka keraamiline kapinupp näiteks rebase kujuga. Ja siis on mänguasjade hulgast leitud ka näiteks see puust rebane, mis oli ühest mängust. Siin on üks metallist rebane, mis on mulle kingitud. See on üks lamp, mis on ka mulle kingitud, see on ainult patareid hetkel tühjad. Ja seal on üks käevõru rebasega, mida ma vahest kasutan nahast ribaga. On veel seal väike karbike, mis on ka rebastega, metallist karbike. Ja seal sees on mõned rinnamärgid, üks rebase tädi ja siis on mul ka selline kraatsilisem pärlitega rebane. See on vist ühelt laadalt leitud. Ja siis on veel üks ka rebase onu, neid on mul vist mõlemaid 2 tükki. Et saab panna rebase tädi ja rebase onu omale rinda. Sellised vahvad rebased, tegelikult mul on neid rebaseid veel, lihtsalt see väike kogus on väike, ja siin on näiteks rebasega tasse mõned veel. Vaat need tassid me nüüd ostsime see aasta, et selle valis poiss välja mul, selle valisin ma ise välja endale, see on nagu jõulurebane, siis on mul ka kogus üks rebane juures ja siis selline, selle leidis ka mul poiss poest, ütles, et näe rebane ja see oli 90 senti ainult, siis ma mõtlesin, et okei, siis ma võtan. Ja siis ma näitan, kuidas ma tavaliselt neid kleepsusid ära võtan tassidelt ja nõudelt, aga see iga kord ei tööta ka, see sõltub vist, kui kaua see kleepsal on olnud ja võib-olla temperatuurist ja kõigest, et paned nagu teibi sellele kleepsule peale ja lihtsalt tõmbad, siis tavaliselt tuleb see kleeps kergesti ära. Aga seekord jäi ikka natuke veel tassi külge ja siis tuleb ülejäänud juba lihtsamalt pestes ära. Aga põhimõtteliselt jah, ükskõik mille küljest tugeva teibiga panna kinni ja siis ja proovisin teise tassiga ka samamoodi, ikka jäi natukene jäi külge, aga enamus tuli ikkagi ära. Et seda teibitrikki ma olen ikkagi kasutanud. Ja siin on siis see tassi kollektsioon nüüd. Ja siis mul on veel diffuuser rebasega, mille ma kunagi tellisin doTERRast, et see on hästi mõnus. Seda ma olen ka juba aastaid kasutanud. Tal on erinevad
muusikavalikud ka. Aga mulle meeldib kasutada seda linnulaulu oma, et see on selline kõige naturaalsema muljega. Et eriti kui on meil mingi nohuköha aeg, siis me paneme mingid eukalüpti või midagi sellist sinna diffuuserisse. Ja siis minu suur lemmik on see rebasepadi, mida me oleme ka väga ammu juba kasutanud. Ja siis, kui me ostsime need jõulutassid, siis me leidsime suure soodustusega selle ägeda jõulukausi, mis sobib täpselt minu riiuli peale, kus mul on juba punase valgega kausid ja ilusti sinna punase valgega maiustused sisse, igast kuivatud marjad ja pähklid. Et ka see annab sellist jõulust tunnet. See maksis ainult 2 eurot. Murrisin mõnuleb diivani peal patjade vahel. Ta on juba väga aktiivseks muutunud iseenesest, ta nagu juba laps koolist koju tuleb, siis on kõik asjad maha aetud, mis vähegi maha ajada saab. Ja siin ühel hommikul ma mõtlesin, et enne kui ma pliidi alla tule teen, siis ma juba pikalt olen edasi lükanud, et lõõrid natukene üle vaadata ja puhastada. Et viimati ma puhastasin kevadel, aga vahepeal on ikkagi ju köetud ja mõtlesin, et kindluse mõttes siis puhastame üle ja natuke ikka oli seal seda tahma ka. Et tasub alati oma lõõrid korras hoida, kui sul on ahiküte nagu mul. Sellel soojamüüril on neid lausa 3 tükki. Need uksed on aja jooksul kinni jäänud, need on juba natuke sellised vanad ja kulunud ja roostes, aga täiesti toimivad veel. Aga ise olen nüüd küll üleni tahmaga koos. Ja siis hommikul tuli pliidi alla, see on nii mõnus. Mulle nii meeldib tuld tegelikult pliidi alla teha, see on nii mõnus, see tunde annab. Kui praegugi mul taamal tuli pliidi all, kui ma seda videot peale loen ja natuke on võib-olla kuulda seda praksumist. Aga siis ma katsetasin ühte uut nii-öelda hoolimismassi segu. Ma kuskilt nägin retsepti, mis on tehtud kohvipuruga. Ja just nimelt sellise kohvipuruga, mis on juba kasutatud, mis ei ole nagu nii-öelda värske, vaid on juba sellest kohvi välja imatud, et on juba kasutatud ja siis uuesti ära kuivatatud. Ja siis on sinna lisatud jahu ja soola ja vett ja natukene ka PVA-d. Et see PVA annab seda, et kui ta kuivab, siis ta ei lähe selliseks mõraliseks, et ta kuivab nagu natuke ühtlasemaks. Ja tegelikult võib siia lisada ka veel mingit eeterlikku õli, kui sa tahad pärast neid asju näiteks. Mina plaanin siin teha nagu jõulukaunistusi on ju, aga et sa võid ju midagi muud ka teha, aga siis annab sellise väikese lõhna sinna juurde. Ja siis ma proovisingi, ma panin mandariini eeterlikku õli, et on ka selline jõulune. Ja seda ainast tuleb teha suhteliselt selline, nii kaua panna seda jahu, kuni sa tunned, et see enam käte külge kinni ei jää. Sellepärast on retseptis seal 1-2 tassi, kuna alustad väiksemast kogusest ja siis lisad nii kaua, kuni enam käte külge kinni jää ja ta tekib selline mõnus nagu tainas, põhimõtteliselt nagu piparkoogi tainas. See ka ju ei jää käte külge kinni. Aga selline mõnus pehme ja lastele meeldib sellega möksida. Seekord ma tegin sellest ise, aga ma olen teinud ka ilma kohvipuruta ja siis lapsed mökerdasid selle taignaga ja tegid, mis tahtsid. Ja kui sa jätad selle õhu kätte kuivama, siis ta kuivab ilusti kõvaks. Aga ta võtab aega ikka mingi 2-3 päeva enne, kui ta kuivab. Ja vahepeal peaks siis teda nagu keerama ka, et ta ka alt saaks ära kuivada. Või siis panna sellise resti peale kuivama. Mina need panin kuivatisse. Aga ma ei ole jõudnud need veel üles riputada, sellepärast ma neid ka videos valmis kujuna veel ei näita. Et võib-olla mõnes teises videos siis näitan, kui ma olen neid juba ka kuskile riputanud. Ja siin on üks järgmine projekt, mida ma juba alustasin vist paar nädalat tagasi, kui veel lund ei olnud ja ei olnud veel nii külm õues.
et olid ikkagi plusskraadid ja sai õues veel toimetada. Need on minu vanaema kodus, need voodi otsad. Ma mäletan, kui ma olin väike tüdruk ja vanaema juures oli see voodi laka peal ja ma seal toimetasin ja mängisin, sest mulle meeldis laka peal mängida, seal oli hästi igasugust kola ja sellega oli huvitav mängida. Ja nüüd ma tõin need on minu juures, mul on neid voodi otsasid seal muidugi rohkem, aga ma valisin välja need, mis on nagu sellised efektsemad ja rohkemate nikerdustega. Ja mul on üks voodikoht vaba ühes tühjas toas, kus näiteks külalised saaksid magada, siis ma mõtlesin, et teen selle voodi korda ja panen sinna. See voodi küll ei ole väga pikk, jah, 90 korda 170, et tegelikult saab magada, kui see ei ole väga pikk. Ja aga ta on ikkagi rohkem nagu lapsevoodi mõeldud. Ja siis ma kõigepealt pesin nad korralikult üle, sest nad olidki õues seal kuuri ääres, et ma nagu pesin ja kuivatasin neid. Nad olid päris korraliku paksu tolmukihi all. Ja siis ma tõstsin kuuri all puukuuri, et ma saaksin seal esimese kihi ära värvida. Et nad seal kuivaksid paremini, sest õues natukene oli niiske. Ja siin on juba siis esimene kiht kruntvärvi all. Ja siis ma ikkagi tõstsin nad tuppa ja kütsin toa soojaks, et nad kiiremini kuivaksid ja värvisin siis veel paar kihti. Sinna läks ikkagi 3 kihti värvi lõpuks, et kuna see on hästi tume oli ja see võttis kogu aeg kumas läbi, siis 3 kihist piisas lõpuks. Aga jah, mul on umbes 2 voodi jagu neid otsasid veel. Ja ma mõtlen, et ma nendest nagu voodit ei soovi teha enam, et mul nagu ei ole vajadust, aga äkki midagi muud, et ma veel selles osas nagu mõtlen, et mis ma nende ülejäänud voodiotstega nagu peale hakkan. Kindlasti nendest annab midagi meisterdada. Siis on vaja veel see voodi kinni panna, mida oli natukene ebamugav üksinda teha, aga ma kutsusin tüdruku appi, et hoidis mul ühte otsa kinni, et ma saiksin need voodid nagu kokku panna. Ja ma pidin ikkagi lõpuks metallnurki kasutama, sest muidu see voodi jäi nagu selline ebastabiilne. Et lõpus ikkagi kruvisin metallnurkadega need küljed otsad kinni ja siis leidsin kuurist ka mingid lauad, mis ma saagisin sinna parajaks, et oleks voodi põhi. Ja nüüd on mul vaja veel madrats leida, sest see on selline ebastandardne mõõt, et sellise suuruses madratsit nagu ei müüda, ma pean ise porolooni ostma ja lõikama. Aga see läheb sellega kiiret ei ole. Ja siin ma näitan vahepeal ühte klippi, kuidas me käisime Läti Valgas jalutamas. Mulle meeldib käia seal jalutamas, kus on see jõe piirkond ja laululava piirkond. Seal on hästi palju männimetsa ja kuusemetsa ja üldse mõnus selline ala, kus on tehtud ka palju jalutamisteid ja kergliiklusteid ja lõpuks on tehtud sinna metsa alla ka väike mänguväljak. Et see on seal kohe jõe ääres, küll suur autotee on seal küll lähedal, sellepärast ka müra kostab natuke siia, aga sa saad jalutada sinna rohkem metsa sisse ja seal taga on ka kaugemal väga ilus järvekene, kus saab käia, kus me oleme käinud ikka suviti ujumas, selline hästi puhta veega ja sellised palju allikaid on seal vees, selline jahedam vesi. Aga kuna oli ilus ilm ja päike paistis, siis me hullasime natuke seal mänguväljakul. Ja siis on tehtud sinna jõe äärde ka selline väike nagu rannariba, et sa saad ka jalgupidi vette minna, kui peaks soov olema pandud sinna liiva ja kivisid. Et seda eelmine aasta veel ei olnud, et see on nüüd see aasta lõpus tehtud. Ja igasugused pingikesed ja sillakesed ja ma vaatasin, et see laululava tehakse korda, et need pingid pannakse uued ja et võib-olla on seal plaanis ka mingid üritusi suvel korraldada. Aga ilusad jäälilled olid igal pool. Poisile meeldis neid oksaga lõhkuda. Ja seal taga järve ääres on ka väga mõnus allikas, selline 2 kraaniga. Alguses oli seal ka 1 kraan, see aasta on see ka korda tehtud, aga praegu hetkel on see veevool seal väike. Ja seal on ka vana vesiveski. Aga selline see video seekord sai
ja ma usun, et järgmine video on siis meil juba jõulukuul. Seniks teile kõige kaunist ja kohtumiseni!